Oleme tulnud siia imelisse O2 restorani, kus siis Magda Beauty peab täna 4. sünnipäeva. Hurmavate peoroogade vahele räägib täna meigikunstnik Kaia Triisa meile uuest Korea kosmeetikabrändist nimega Tir-Tir. Lähme vaatame, milliseid meiginippe Kaia meile seoses Tir-Tiriga täna soovitab. Tere Kaia, räägi mulle, kas oled ka Korea toodetega enne kokku puutunud või on see sinu esmane avastus ja milline, ütleme, Tir-Tiri toode sulle siit ka esimesena silma on jäänud? Minu väga suur lemmik on neil on erinevad värvisarju, aga just see valge sari, mis on ja neil käib siuke keraamik milkampull, mis on niisutav, siukse hästi ilusa kerge kumaga ja ta sobib väga hästi nende põhjade alla. Ja kui sa tahad, et eriti hästi püsiks, siis mina olen kasutanud seda roosat meigifiksaatorit. Meeldib sellepärast, et ta ei jätna maski kihti ja minu siukes väga suur lemmik on nende siis silmakreem. Ta on hästi niisutav, et isegi kui ma hommiku enne meigi tegemist sellega rullin, mis on siuke mõnus jahe, siis poole päeva peal on ikka veel silmad, sa tunned, et on nagu, ei ole nagu krimpsu tõmmanud see puudriga ja jumestuskreemit ja midagi, et silmaalused on nagu hästi niisutatud, see õrn nahk on. Aga ma arvan, et peamine on see, et kõik see, millest nagu räägitakse, miks ta nii innovaatiline on, nii kuulus, kõik TikTok on seda täis, et see täiesti nagu vastab sellele kõigele. Millised võiksid olla nüüd noorematele tooted sobilikud ja millised siis sellised minule küpsema naisele? Selle puhul ongi nagu tore see, et ta sobib kõigile. Küsimus on lihtsalt selles mahus, kui palju seda toodet endale nagu näo peale paned. Meie vanuses naisterahvad ei tasu seda liiga palju võtta, sest et toode tuleb väga kergelt, sa saad seda siit kätte ja see esimene kord, kui sa hakkad teda nagu patsutama, võib tunduda, et seda kõike nagu hästi palju. Ja siis on nagu natukene nagu see oht, et võib-olla sinna, kuhu sa ei taha, ta võib koguneda. Aga üks asi on, mis sellele toote tekstuurile meeldib, et isegi kui sa pintsliga võtad, siis tavaline liigutus on nagu tehakse niimoodi, hakkad mööda nägu hajutama, siis ta nagu sõidab näo peal nagu laiali natukene. Et siis pigem talle meeldib selline see tupsutatud liigutus, isegi pintsliga, et sa esimese kihi ikkagi nagu niimoodi tupsutad ja siis hajutad üleliigse ära. Kuna ta on kattev, siis katad ära selle, mis on vaja katta ja ülejäänud lihtsalt õrlad hajutad ära ühtlaseks, et ei jääks rante. Aitäh Kaia ja väga heade nippide eest, aga küsin su käest, mida sa nüüd Magda Beautyle sünnipäevaks sooviksid? Südikust, jõudu ja tegelikult eelkõige seda, et nad on toonud väga palju ägedaid uusi brände meile. Minule, kes ma väga palju töötan erinevate toodetega, siis on lust ja lillepidu seda, et ka meieni jõuavad asjad, mis mujal maailmas on väga sellisest vairaliks läinud või tuntud. Ja ma loodan, et nad ikka siin meil pikalt vastu peavad ja ma tean, et on veel tulemas väga palju lahedaid brände, mida ma isegi ootan, ma juba siin kuulsin, et on mida oodata, nii et ma ainult saan soovida neile jõudu ja jaksu.